Nõmme BSC Olupetil on nüüd selle hooaja esimene mäng mängitud, et mis need esimesed muljed on ja mis vaated hooajale? Esimesed muljed on sellised, et võitsime, mis on emotsionaalselt kindlasti väga tähtis. Küll saime ainult 1 punkti, aga nagu ütlesingi, et emotsionaalselt on see võit, ma arvan, kutidele tähtsam kui see, kui oleks kaotanud selle. Et nüüd proovime edaspidi 3 punktiga kaupa võtta neid mänge. No tegelikult oli tegemist sellise, ma isegi julgeks öelda, et ühe Eesti meistriliiga legendaarsema vastasseisuga, et teil on kogu aeg olnud nagistamist auguriga, et võib öelda, et see on vastane, kelle võitmine nagu lisab veelgi väärtust võidule või? Jaa, absoluutselt, et näha oli, et mõlemad meeskonnad tegelikult tulid mängima sarnase taktikaga ehk et kaitsest lähtuvalt. Seda näitavad ka need, et mis olukordades väravad löödi, et mängus tegelikult endast ei tulnud ühtegi väravat. Meil oli 3 trahvilööki, 3 väravat, nendel oli 2 trahvilööki ja 1 nurgalöögist. Ehk et oligi arvata, et on väga kinnine mäng ja võidab see, kellel rohkem õnne on, mis lõpuks ka nii läks, et penaltid on ju puhas loto juba. No, kui rääkida laiemalt hooajast ja vaadetest hooajale, siis te olete nüüd juba saanud omale uue nimesponsori ja teinud siin pressiteated ja muud asjad, et väga tõsiselt võtmas seda uut hooaega, et meistritiitel on miinimumeesmärk või? Jaa, absoluutselt, tahame võtta maksimumi sellest hooajast, et oleme enda meelest teinud kõik õieti aasta algusest saadik juba valmistunud selleks hooajaks ja loodame, et läheb hästi, et kui ei lähe, eks siis peab üle vaatama ja korrektuurid tegema, aga praegu on kõigil siht silme ees, et tulla meistriks. No selge. Lõpuks inimestele kas selle soovituse võime anda, et Pärnusse tuleb igal juhul randa kohale tulla, sest siis, kui rannajalgpalli etapp toimub, siis olgu mujal, mis on Pärnus on hea ilm. Absoluutselt, et see aasta jälle, eile õhtul oli natuke selline pilvine ja täna on juba päike valjas ja plusskraadis, nii et tulge Pärnusse kõik.